69. kiri, algelised iniminstitutsioonid. Tundeelus ületab inimene oma loomadest esivanemaid võimega hinnata huumorit, kunsti ja religiooni. Sotsiaalselt ilmutab inimene oma kõrgemad seisundid sellega, et oskab valmistada tööriistu, suhelda ja moodustada institutsioone. Kui inimolendite sotsiaalsed rühmad püsivad pikka aega, luuakse neis kogumites alati teatavad tegevussuunad, mis kujunevad lõpuks institutsioonideks. Enamik inimese institutsioonidest on osutunud tööjõudu säästvateks ja samal ajal mõnevõrra ka rühma turvalisust suurendavateks. Tsiviliseeritud inimene on oma välja kujunenud institutsioonide iseloomu, stabiilsuse ja jätkuvuse üle väga uhke, kuid kõik iniminstitutsioonid on vaid minevikutavade kogumid, mida on säilitanud tabud ja väärtustanud religioon. Need pärandid on saanud traditsioonideks ja traditsioonid kujunevad lõppkokkuvõttes eluviisiks. Esimene, põhilised iniminstitutsioonid. Iga iniminstitutsioon hoolitseb mingi mineviku või oleviku sotsiaalse vajaduse rahuldamise eest, kuigi nende ülemäärane areng vähendab paratamatult nende väärtust indiviidi jaoks, sest varjutab isiksust ja vähendab initsiatiivi. Inimene peaks allutama oma institutsioonid endale, mitte laskma neil areneva tsivilisatsiooni sünnitistel ennast valitseda. Iniminstitutsioonid jagunevad üldiselt 3 klassi. Esiteks, elatumisinstitutsioonid. Siia kuuluvad tavad, mis on tekkinud toidunäljast ja muudest taolistest enesealalhoiu instinktidest. Nendeks on töö, omand, kasusaamissõda ja kõik ühiskonna reguleerimismehhanismid. Hirmuinstinkt edendab nende ellujäämisinstitutsioonide loomist varem või hiljem tabude, traditsioonide ja religioossete sanktsioonidega. Kuid hirmul, teadmatusel ja ebausul on olnud kõigi iniminstitutsioonide varases päritolus ja hilisemas arengus tähtis osa. Teiseks, enesejäädvustamisinstitutsioonid. Need ühiskondlikud institutsioonid on tekkinud suguihast, emainstiktist ja rasside kõrgematest õrnadest tunnetest ning hõlmavad kodu ja kooli, perekonnaelu, hariduse, eetika ja religiooni sotsiaalseid tagatisi. Nende hulka kuuluvad abielutavad, kaitsesõda ja elamuehitus. Kolmandaks, eneserahuldust kindlustavad institutsioonid. Need on edevuse kalduvusest ja uhkusest välja kasvavad institutsioonid, mille hulka kuuluvad rõivastumis- ja ehtimiskombed, sotsiaalsed tavad, sõjad kuulsuse võitmiseks, tants, lõbustused, mängud ja muud meelelist rahuldust pakkuvad tegevused. Ent konkreetseid eneserahuldust pakkuvaid institutsioone ei ole tsivilisatsioonis kunagi välja arenenud. Need 3 sotsiaalsete tavade rühma on omavahel tihedalt seotud ja pisiasjades üksteisest sõltuvad. Urantial moodustavad nad keerulise organisatsiooni, mis toimib ühtse sotsiaalse mehhanismina. Teiseks, tootmise algus. Ürgne tootmine kujunes aeglaselt välja kui kindlustus näljaõuduste eest. Inimene õppis oma eksistentsi kestel mõnelt loomalt juba varakult, et rikkaliku saagi korral tuleb nappusepäevadeks toitu varuda. Enne varase kokkuhoidlikkuse ja algelise tootmise tekkimist olid tavalise hõimu saatuseks puudus ja tõelised kannatused. Varane inimene pidi konkureerima toidu saamiseks kogu loomariigiga. Konkurents tõmbab inimest alati alla looma tasemele. Vaesus on tema loomulik ja türannlik seisund. Rikkus ei ole looduse kingitus. See tuleneb tööst, teadmistest ja organiseeritusest. Ürginimene taipas ühinemise eeliseid üsna varsti. Ühendusest kujunes organisatsioon ja organisatsiooni esimene tulemus oli tööjaotus, millega säästeti kohe aega ja materjali. Need tööalased spetsialiseerumised tekkisid tänu kohanemisele survega, mindi väiksema vastupanu teed. Ürgsed metslased ei teinud kunagi ühtki tõelist tööd rõõmsalt ega meeleldi. Kuuletuti vaid vajaduse sunnil. Ürginimesele ei meeldinud rasket tööd teha ja ta kiirustas üksnes siis, kui teda ähvardas tõsine oht. Töö ajategur, antud töö tegemine teatava aja jooksul on täiesti nüüdisaegne mõiste. Iidse aja inimesi ei sundinud aeg kunagi tagant. Varase inimese loomupäraselt passiivseid rasse sundisid tootmise radadele vaid ägeda olelusvõitluse ja üha tõusva elatustaseme topeltnõudmised.
Töö- ja loomepüüdlused eristavad inimest loomast, kelle jõupingutused on suures osas instinktiivsed. Vajadus töötada on inimese ülim õnnistus. Kogu vürstikaaskond töötas, nad tegid füüsilise töö õilistamiseks Urantial palju ära. Aadam oli aednik, heebrealaste jumal töötas, ta oli kõigi asjade looja ja alalhoidja. Heebrealased olid esimene hõim, kes tööd kõrgelt hindas. Nad olid esimene rahvas, kes kuulutas, kes ei tee tööd, ei pea ka sööma. Kuid paljud maailma religioonid pöördusid varase jõudeoleku ideaali juurde tagasi. Jupiter oli pidutseja ja Budast sai mõtisklev jõudeolekule pühenduja. Sangikhõimud olid troopikast eemal elades üsna töökad, kuid laiskade maagiale pühendunute ja ettenägelike töökummardajate vahel toimus pikk võitlus. Inimlik ettenägelikkus oli suunatud esmalt tule, vee ja toidu säilitamisele, kuid ürginimene oli loomult mängur. Ta tahtis alati saada midagi mitte millegi eest ning kannatliku ootamisega saavutatud edu omistati neil varastel aegadel liigagi sageli maagiale. Maagia taandus ettenägelikkuse, eneseohjeldamise ja töökuse ees väga visalt. 3. Töö spetsialiseerumine. Tööjaotuse määrasid ürgühiskonnas esmalt looduslikud ja seejärel sotsiaalsed tegurid. Töö varane spetsialiseerumine oli järgmine. Esiteks, sooline spetsialiseerumine. Naiste töö tulenes lapse olemasolust. Naised armastavad loomupäraselt lapsi rohkem kui mehed. Nii jäi naisele rutiinne töö, mehest sai aga kütt ja võitleja, kelle töö vaheldus kindlate puhkeperioodidega. Tabud on hoidnud ajastute jooksul naist rangelt oma elualal. Mees on valinud isekalt endale meeldivama töö, jättes rutiinse töö rügamise naisele. Mehel on alati olnud häbi teha naiste tööd, kuid naisele pole meeste töö tegemine kunagi vastumeelne olnud. Imelik on siiski, et kodu ehitades ja sisustades on mehed ja naised alati koos töötanud. Teiseks, vanusest ja haigustest põhjustatud korrektsioonid. Need erinevused määrasid ära järgmise tööjaotuse. Vanad mehed ja sandid pandi varakult tööriistu ja relvi valmistama. Hiljem pidid nad ehitama maaparandusrajatisi. 3. Religioonil põhinev eristumine. Ravitsejad olid esimesed inimesed, kes vabastati füüsilisest tööst. Nad olid esimene kutseala klass. Sepad olid väike rühm, kes võistles maagiaalal ravitsejatega. Nende oskus metalle töödelda äratas kartust. Plekksepad ja raudsepad panid aluse varastele uskumustele valgest ja mustast maagiast ning hiljem segunes see uskumus ebausuga headesse ja halbadesse vaimudesse ning kummitustesse. Sepad olid esimene mittereligioosne rühm, kes kasutas erilisi privileege. Neid peeti sõja ajal erapooletuiks ning see täiendav vaba aeg võimaldas neil saada ürgühiskonna poliitikute klassiks. Ent oma eesõiguste jämeda kuritarvitamise pärast teenisid sepad ära üleüldise vihkamise ning ravitsejad süvendasid omalt poolt viha konkurentide vastu. Selle esimese teaduse ja religiooni vahelise võistluse võitis religioon, ebausk. Pärast seda, kui sepad küladest välja aeti, hakkasid nad pidama asulate serval esimesi võõraste maju. 4. Isand ja ori. Järgmine tööjaotus arenes välja vallutaja ja vallutatute vahelistest suhetest ning tähendas orjuse algust. 5. Erinevatel füüsilistel ja vaimsetel annetel põhinev tööjaotus. Edaspidi soodustasid tööjaotust inimeste loomupärased erinevused. Inimolendid ei sünni võrdsetena. Varased tootmisspetsialistid olid ränikivitahujad ja kiviraidurid. Järgmisena tulid sepad. Seejärel hakkasid rühmad spetsialiseeruma. Terved perekonnad ja sugukonnad pühendusid teatavat liiki töödele. Üks varasemaid preestrikaste peale suguharu ravitsejate tekkis ühe mõõgameistrite perekonna ebausklikust ülistamisest. Esimesed majandusspetsialistid olid kivisoola eksportijad ja pottsepad. Naised valmistasid lihtsaid, mehed kaunistatud savinõusid. Mõnes hõimus oli õmblemine ja kudumine naiste, teises meeste töö. Varased kauplejad olid naised, neid rakendati spioonidena, kellele kauplemine oli kõrvaltegevus. Peagi kaubandus laienes ja naised hakkasid tegutsema vahendajatena, vahekaupmeestena. Seejärel tekkis kaupmeeste klass,
kes hakkas võtma oma teenuste eest komisjonitasu ehk kasumit. Rühmade vahelise kaubavahetuse kasv arenes kaubanduseks ja kaupade vahetamisele järgnes oskustööjõu vahetus. 4. Kaubanduse algus. Nii nagu lepingu abieludele järgnesid vallutusabielud, järgnesid ka vahetuskaubandusele röövretked, kuid varase sõnatu kaubavahetuse ja hilisema nüüdisaegsete vahetusviisidega kaubanduse vahele jäi pikk piraatlusperiood. Esimesed kaubavahetajad olid relvastatud kaupmehed, kes jätsid oma kaubad neutraalsesse kohta. Esimesed turud kuulusid naistele. Nemad olid kõige esimesed müüjad just sellepärast, et nad olid koormakandjad. Mehed olid sõjamehed. Väga varakult kujunes välja müügilett. Piisavalt lai müür, et kauplejad ei ulatuks teineteist relvaga puudutama. Sõnatu kaubavahetuse puhul pandi kaubavarusid valvama mõni fetiš. Need turuplatsid olid varguste eest kaitstud. Sealt sai midagi võtta ainult vahetuse või ostu teel. Fetišiga olid kaubad alati kaitstud. Varased kauplejad olid oma hõimudega alati hoolikalt ausad, kuid arvasid, et kaugelt tulnud võõraid tohib petta. Isegi varased heebrealased tunnistasid paganatega kaubeldes erieetikat. Sõnatu vahetuskaubandus jätkus tervete ajastute vältel, kuni inimesed võisid lõpuks relvituina pühal turuplatsil kohtuda. Need samad turuplatsid said ka esimesteks pühapaikadeks ja mõnel maal hakati neid hiljem nimetama pelgulinnadeks. Iga turuplatsile jõudnud põgenik oli ohutus kohas ja rünnakute eest kaitstud. Kaaluma hakati esimesena nisu ja teisi teravilju. Esimesed vahetusvahendid olid kalad või kitsed. Hiljem muutusid vahetuskaubaks lehmad. Nüüdisaegne kiri sai alguse varasest kaubaarvestusest. Inimese esimeseks kirjandusloominguks oli kaubareklaam, soolareklaam. Palju varaseid sõdu peeti loodusressursside, näiteks ränikivi, soola ja metallide pärast. Esimene ametlik hõimudevaheline leping sõlmiti soolakaevanduse ühise kasutamise kohta. Need lepingutega reguleeritud kohad võimaldasid erinevatel hõimudel sõbralikult ja rahumeelselt mõtteid vahetada ning suhelda. Kiri kujunes etapiliselt, sõnumipulgast, sõlmelistest nööridest, piltkirjast, hieroglüüfidest ja vampunvöödest kuni varaste sümboltähestikeni. Sõnumite saatmine arenes algelisest suitsusignaalist kuni jooksjate, ratsurite, raudteede ja lennukiteni, edasi telegraafi, telefoni ja raadiosideni. Asustatud maailmas levitasid uusi ideid ja paremaid meetodeid iidsed kaupmehed. Kauplemine koos seiklusimuga ajendas uurima ja avastama ning kõik see kutsus esile transpordi sünni. Kaubandus soodustas kultuuride vastastikusi mõjutusi ja on seega olnud suur tsiviliseerija. 5. Kapitali alged. Kapital on vara, mis toob tulu tänu praegusele loobumisele tuleviku nimel. Säästmine on elatumisviis ja ellujäämiskindlustus. Toiduvarumine arendas enesevalitsust ning tekitas esimesed kapitali ja tööjõuga seotud probleemid. Kui kellelgi oli toitu ja ta suutis seda röövlite eest kaitsta, olid tal toiduta inimese ees selged eelised. Varane pankur oli hõimu vapraim liige. Ta hoidis ühiseid varasid enda juures ja kogu suguharu kaitses rünnakute korral tema onni. Seega viis isikliku omandi ja rühmavara kogunemine kohe sõjalise organisatsiooni tekkele. Algul olid need ettevaatusabinõud mõeldud vara kaitsmiseks röövretkede vastu, kuid hiljem sai tavaks korraldada sõjaretki naaberhõimude vara ja rikkuse omastamiseks. Kapitali akumuleerumist põhjustasid järgmised põhitungid. Esiteks, nälg koos ettenägelikkusega. Toidu säästmine ja säilitamine tõi võimu ja mugavust neile, kel oli tulevaste vajaduste arvestamiseks piisavalt ettenägelikkust. Toidu varumine oli näljahädade ja õnnetuste puhuks küllaldane tagatis ja kogu ürgsete tavade kogum pidi aitama inimestel tegelikult olevikku tulevikule allutada. Teiseks, perekonna armastus. Soov pereliikmete vajadusi rahuldada. Kapital on omand, mida on säästetud vaatamata tänaste vajaduste survele, et kindlustada end tuleviku vajaduste vastu. Need tuleviku vajadused võivad olla osaliselt seotud ka oma tulevaste põlvedega. Kolmandaks, edevus.
soov oma kogutud vara näidata. Ülemäärased rõivad olid üks esimesi eristumismärke. Kogumisedevus sai varakult inimesele uhkuse asjaks. 4. Positsioon. Soov osta sotsiaalset ja poliitilist prestiiži. Juba varakult tekkis varal põhinev ülikkond, kelle hulka pääses eriliste teenete osutamisega kuningatele või otseselt raha maksmise teel. 5. Võim. Valitsemisiha. Varade laenuks andmist kasutati orjastamisvahendina. Neiliidsetel aegadel oli laenumäär 100% aastas. Laenuandjatest said kuningad, kes olid loonud endale terve armee võlglasi. Võlaorjad olid üks varasemaid varavorme, mida sai koguda, ja võlaorjus hõlmas vanal ajal isegi õigust surnukehale pärast orja surma. 6. Hirm surnute hingede ees. Kaitsetasud preestritele. Inimesed hakkasid preestritele varakult oma surmapuhuks kingitusi tegema, et hõlbustada oma edasiliikumist järgmisesse ellu. Nii said preestrid väga rikkaks. Nad olid iidsel ajal suurimad kapitalistid. 7. Seksuaaltung. Soov osta endale naine või mitu naist. Inimese esimene kauplemisvorm oli naiste vahetus. Seda esines juba ammu enne hobuse kauplemist, kuid liig naistest orjadega kauplemine ei viinud ühiskonda kunagi edasi. See oli ja on rassi häbivlekk, sest takistas perekonna elu arengut ja saastas kõrgemate rahvaste bioloogilist kõlblikkust. 8. Arvukad eneserahuldamise viisid. Mõned otsisid rikkust, sest see andis võimu. Teised rügasid tööd ja kogusid vara, mis tähendas jõudeolekut. Varane inimene ja ka mõned hilisemad kaldus pillama oma vahendeid luksusele. Ürgseid rasse lummasid joovastavad ja uimastavad ained. Tsivilisatsiooni arenedes tekkis inimesel säästmiseks uusi ajendeid. Esialgsele toidunäljale lisandus kiiresti muid vajadusi. Vaesust hakati sedavõrd põlastama, et vaid rikkaid arvati surres otse taevasse minevat. Vara hakati nii kõrgelt hindama, et uhkeldava pidusöögi pakkumine pühkis inimese nimelt häbipleki. Rikkusest sai varakult silmapaistva sotsiaalse seisundi märk. Mõne hõimu liikmed kogusid aastaid vara, et see mulje avaldamiseks mõnel pidupäeval ära põletada või tasuta teistele hõimuliikmetele välja jagada. See tegi neist suured inimesed. Ka nüüdisaegsed rahvad tunnevad pillavast jõulukinkide jagamisest suurt rõõmu. Rikkad inimesed annetavad aga suurtele heategevus- ja haridusasutustele. Inimeste teguviis võib olla veidi teistsugune, kuid meelelaad on jäänud üsna muutumatuks. Tuleb aga kindlasti märkida, et paljud iidse aja rikkad inimesed jagasid suure osa oma varandusest laiali hoopis teisel põhjusel. Nad kartsid, et nende varade ihaldajad tapavad nad. Rikkad ohverdasid tavaliselt 10 orje, et näidata oma põlgust rikkuse vastu. Kuigi kapitalil on kalduvus inimest vabastada, on see ühiskonna korra ja tootmissüsteemi tunduvalt keerulisemaks muutnud. Kapitali kuritarvitamine ebaõiglaste kapitalistide poolt ei muuda olematuks asjaolu, et see on nüüdisaegse tööstusühiskonna alus. Tänu kapitalile ja leiutistele on praegusel põlvkonnal suuremal määral vabadust kui ühelgi teisel põlvkonnal enne teda. See on lihtne tõde ning pole mõeldud õigustamiseks paljusid kapitali väärkasutusi selle mõtlematute ja isekate valdajate poolt. 6. Tuleseos tsivilisatsiooniga. Ürgühiskond oma 4 tegevusharuga, tööstuslik, regulatiivne, religioosne ja sõjaline, arenes tänu 4 tegurile: tuli, loomad, orjad ja vara. Tule süütamine eraldas inimese ühe hüppega igaveseks loomast. See on inimese põhileiutise ehk avastus. Tuli võimaldas inimesel jääda ööseks maapinnale, sest kõik loomad kartsid seda. Tuli soodustas õhtuti sotsiaalset suhtlemist, see kaitses külma ja metsloomade eest ning pakkus kindlustunnet ka tontide vastu. Seda kasutati algul rohkem valguse kui soojuse saamiseks. Paljud mahajäänud hõimud keelduvad magamast, kui nende lõke ei põle öö läbi. Tuli oli suur tsiviliseerija ja esimene vahend, mis võimaldas inimesel olla altruistlik, midagi loovutamata. Anda põlevaid süsi naabrile ilma midagi kaotamata. Majapidamistuli, mida hoidis ema või vanim tütar,
oli esimene kasvataja, kes nõudis valvsust ja usaldusväärsust. Varane kodu ei olnud hoone, vaid tule perekonnakolde ümber kogunenud pere. Kui poeg asutas uue kodu, võttis ta perekonnakoldest ühe tuletuki kaasa. Kuigi tule avastaja Andon vältis selle palveldamist, hakkasid paljud tema järeltulijad leeki fetišiks või vaimuks pidama. Tule sanitaarsed omadused jäid neil kasutamata, sest nad ei tahtnud jäätmeid põletada. Ürginimene kartis tuld ja püüdis seda alati heas korras hoida. Seetõttu piserdati tulle ka viirukit. Vanaja inimesed ei sülitanud mingil juhul tulle ega läinud kunagi läbi teise inimese ja põleva lõkke vahelt. Varane inimkond pidas pühaks ka tule süütamiseks kasutatavaid raudpüriidi ja ränikivitükke. Leegi kustutamist loeti patuks. Kui onn süttis, lasti selle ära põleda. Templite ja pühamute tuled olid pühad ning neid ei lastud kunagi kustuda. Kui ei olnud tavaks igal aastal või mõne õnnetuse järel uut tuld süüdata. Naised valiti preestriteks, sest nad olid ka kodukolde tulehoidjad. Varased müüdid sellest, kuidas tuli kunagi jumalate juurde alla tuli, said alguse tähelepanekutest, et välk süütab tuld. Need üleloomuliku päritoluga ideed viisid otseselt tule kummardamisele ja tule kummardamine tekitas otseselt tulest läbiastumise tava, mis püsis kuni Moosese ajani. Veel praegugi arvatakse, et pärast surma minnakse läbi tule. Tulemüüt köitis varastel aegadel inimesi väga ning püsib parside sümboolikas praeguseni. Tuli võimaldas toitu valmistada ja toore lihasööjad said pilke alusteks. Töödeldud toidu söömisel kulus seedimisele vähem elutähtsat energiat ja nii jäi varasel inimesel sotsiaalkultuuri jaoks rohkem jõudu. Loomakasvatuse tõttu oli vaja toidu hankimiseks vähem pingutada, mis jättis aega sotsiaalseks tegevuseks. Ei maksa unustada, et tuli avas tee metalli töötlemisele ning viis hiljem aurujõu ja praeguste elektritarbimisviiside avastamisele. 7. Loomade kasutamine. Kogu loomariik oli alguses inimese vaenlane. Inimolendid pidid õppima end metsloomade eest kaitsma. Esialgu inimene vaid sõi loomi, kuid hiljem õppis neid kodustama ja enda teenistusse rakendama. Loomade kodustamine sai alguse juhuslikult. Metslane küttis kariloomi umbes samamoodi nagu indiaanlased piisoneid. Karja ümberpiiramisega said nad loomi oma kontrolli all hoida ning tappa siis, kui neid toiduks vajati. Hiljem ehitati tarandikud ja püüti kinni terved karjad. Mõnda looma oli kerge taltsutada, kuid paljud neist, näiteks elevant, ei paljunenud vangistuses. Veel hiljem avastati, et teatavad loomaliigid alistuvad inimesele ning paljunevad ka vangistuses. Seega edendati loomade kodustamist selektsioon-aretuse teel, mis on talamaatia aegadest saadik oluliselt edasi arenenud. Koer oli esimene loom, kes kodustati. Raske taltsutamistöö algas siis, kui üks koer oli jahimehele kogu päeva järgnenud ning läks temaga ka koju kaasa. Koeri kasutati ajastute vältel toiduks, küttimiseks, transpordiks ja seltsiks. Algul koerad ainult tulusid, kuid hiljem õppisid ka haukuma. Koera terava haistmismeele tõttu hakati arvama, et ta näeb vaime ning sellest kujunesid välja koera fetišeerimise kultused. Valvekoerte kasutamine võimaldas kogu suguharul esmakordselt öösel magada. Seejärel tekkis tava rakendada valvekoeri kodu kaitsmiseks nii aineliste vaenlaste kui ka vaimude vastu. Kui koer haukus, tähendas see inimese või looma lähenemist, ent kui koer ulus, olid vaimud lähedal. Isegi praegu arvavad paljud, et koera ulumine öösel tähendab surma. Kui mees oli kütt, kohtles ta naist üsna hästi, ent pärast loomade kodustamist hakkasid paljud hõimud kaligasti ja segaduse ajal oma naistega häbiväärselt ringi käima. Nad kohtlesid neid lausa samamoodi nagu loomi. Naise jäme kohtlemine mehe poolt on inimajaloo üks tumedamaid peatükke. 8. Orjus kui tsivilisatsiooni tegur. Ürginimene ei kõhelnud kunagi oma kaaslasi orjastamast. Esimene ori oli naine, perekonna ori. Karjakasvatajast mees orjastas naise oma alaväärtusliku seksuaalpartnerina. Seda liiki suguline orjus tulenes otseselt mehe vähenenud sõltuvusest naisest. Mitte ammu
oli orjus nende sõjavangide saatus, kes keeldusid vallutaja religiooni vastu võtmast. Varasematel aegadel vangid kas söödi, piinati surnuks, pandi omavahel võitlema, ohverdati vaimudele või orjastati. Orjus oli veresaunade ja kannibalismiga võrreldes suur edasiminek. Orjastamine oli samm sõjavangide halastava kohtlemise poole. Ai linna varitsemine koos meeste, naiste ja laste massilise tapmisega, millest pääses vallutaja edevuse rahuldamiseks vaid kuningas, on tõetruu pilt barbaarsetest tapatalgutest, mida panid toime ka pealtnäha tsiviliseeritud rahvad. Ründeretk Paasani kuninga Oogi vastu oli niisama julm ja tõhus. Heebrealased hävitasid oma vaenlased sootuks, võttes kogu nende vara sõjasaagiks kaasa. Nad panid kõik linnad andameid maksma, ähvardades muidu hävitada kõik nende meessoost elanikud. Ent paljud tolleaegsed hõimud, kellel oli vähem hõimu egotismi, olid hakanud juba ammu vastaste paremaid esindajaid omaks võtma. Kütt nagu Ameerika punane inimenegi ei orjastanud kedagi. Ta kas võttis vangid omaks või tappis nad. Karjakasvataja rahvaste seas ei olnud orjus valdav, sest nad vajasid vähe lihttöölisi. Karjakasvatajad tavatsesid sõjas kõik meesvangid tappa ja võtta vangi vaid naised ja lapsed. Moosese käsuseadused sisaldasid konkreetseid juhiseid, kuidas naisvange naiseks võtta. Kui naine ei rahuldanud, võis ta ära saata, aga heebrealastel ei lubatud neid mahajäetud abikaasasid orjaks müüa. See oli tsivilisatsioonis vähemalt üks samm edasi. Heebrealastel olid küll tahumatud sotsiaalsed tavad, kuid need olid ümbruskonna hõimude omadest palju kõrgemal tasemel. Karjakasvatajad olid esimesed kapitalistid. Karjad olidki nende kapital ja nad elasid intressidest, loomulikust juurdekasvust, ning nad ei soovinud seda rikkust orjade ega naiste hoolde usaldada. Hiljem võtsid nad küll meessoost vange ja sundisid neid maad harima. Siit sai alguse varane pärisorjus, inimeste kinnistamine maa külge. Aafriklastele võis maa harimise kergesti selgeks õpetada, seetõttu saigi neist suur orjarass. Orjus oli vältimatu lüli inimtsivilisatsiooni ahelas. See oli ühiskonnale sild üleminekuks kaosest ja lodevusest korra ja tsiviliseeritud tegevuseni. See sundis mahajäänud ja laisku rahvaid töötama ning andma sellega endast kõrgematele sotsiaalseks edasiliikumiseks rikkust ja vaba aega. Orjuse institutsioon sundis inimest leiutama ürgühiskonna regulatsioonimehhanisme. See pani aluse valitsuse algetele. Orjus nõuab tugevat regulatsiooni ja Euroopas see keskajal praktiliselt kadus, sest feodaalisandad ei suutnud orje valitseda. Vana aja mahajäänud hõimudel nagu ka praegustel Austraalia põliselanikel polnud kunagi orje. Orjus oli muidugi rõhuv, aga rõhumine õpetas inimesele ka töökust. Lõppkokkuvõttes said orjad osa ka kõrgema ühiskonna õnnistusest, mida nad nii vastumeelselt olid luua aidanud. Orjus loob tingimused kultuuri arenguks ja sotsiaalseks edasiminekuks, kuid ründab ühiskonda salakavalalt seest poolt kui kõige tõsisem kõigist ühiskonda hävitavatest tõbedest. Nüüdisaegsete tehniliste leiutiste tõttu on orjus muutunud igandiks. Orjus nagu polügaamiagi on kadumas, sest see ei tasu end ära, kuid alati on osutunud hukatuslikuks vabastada äkki suurel arvul orje. Nende järk-järgulisel vabastamisel tekib probleeme vähem. Inimesed ei ole tänapäeval sotsiaalselt seisundilt orjad, kuid tuhanded satuvad võlaorjusesse auahnuse tõttu. Sunniviisiline orjus on asendunud uue ja täiuslikuma majandusliku orjuse vormiga. Ühiskonna ideaal on üldine vabadus ja seetõttu ei tohiks kunagi lubada jõude olekut. Kõiki füüsiliselt terveid isikuid peaks sundima tegema vähemalt nii palju tööd, et sellest piisaks iseenese elatamiseks. Nüüdisaegne ühiskond liigub vastupidises suunas. Orjus on peaaegu kadunud, koduloomad on läbitud etapp, tsivilisatsioon otsib võimu taas tulelt, anorgaaniliselt maailmalt. Inimene tõusis metslase seisundist kõrgemale tule, loomade ja orjuse abiga. Praegusel ajal on ta selle juurde tagasi pöördumas, loobudes orjade ja loomade abist ning püüdes leida loodusjõudude varamust uusi saladusi
ja rikkuse ning võimu allikaid. 9. Eraomand. Ürgühiskond oli küll tegelikult kogukondlik, kuid ürginimene järginud nüüdisaegseid kommunismi doktriine. Nende varaste aegade kommunism ei olnud pelgalt teooria ega sotsiaalne doktriin, see oli lihtne ja praktiline automaatne kohanemine. Kommunism hoidis ära rahvamasside vaesumise ja puuduse. Kerjamine ja prostitutsioon oli nende iidsete hõimude seas peaaegu tundmatu. Primitiivne kommunism ei muutnud inimesi päris ühesuguseks ega ülistanud keskpärasust, kuid premeeris siiski tegevusetust ja jõudeolekut ning lämmatas töökust ja hävitas auahnust. Kommunism oli vältimatu tugi ürgühiskonna kasvule nagu tellingud ehitusele, kuid asendus kõrgema ühiskonnakorraga, sest oli vastuolus 4 tugeva inimliku kalduvusega. Esiteks, perekond. Inimene ihkab varandust koguda, kuid soovib samal ajal oma investeeringud ka järglastele pärandada. Varases kogukondlikus ühiskonnas inimese kapital kas tarbiti pärast tema surma kohe ära või jagati rühmale. Vara pärimist ei tuntud. Pärandimaks oli 100%. Hilisemad kapitali kogumise ja vara pärandamise tavad olid ühiskonnas selge edasiminek ning seda vaatamata kapitali vääriti kasutamisega hiljem kaasnenud jämedatele kuritarvitustele. Teiseks, religioossed kalduvused. Ürginimene tahtis kapitali koguda ka selle nimel, et järgmises elus oleks millestki alustada. Selle motiiviga on seletatav, miks nii kaua tavatseti inimese isiklike asju talle hauda kaasa panna. Vanaaja inimesed arvasid, et kohe pärast surma saavad rõõmud ja väärikuse osaks vaid rikastele. Ilmutatud religiooni õpetajad, eriti kristlikud jutlustajad, olid esimesed, kes kuulutasid, et vaesed võivad saada päästetud rikastega võrdsetel alustel. Kolmandaks, vabaduse ja vaba aja soov. Ühiskonna arengu varastel aegadel oli indiviidi teenistuse jagamine rühmale tegelikult üks orjuse vorme. Töötaja tehti laiskleja orjaks. See oli kommunismi hukatuslik nõrkus. Pillajad elasid alati kokkuhoidlike kulul. Ka tänapäeval loodavad pillajad riigi kokkuhoidlike maksumaksjate hoolitsusele. Need, kel pole kapitali, arvavad ikka veel, et kapitali omavad peaksid neid toitma. Neljandaks, turvalisuse ja võimu iha. Kommunismi hävitasid lõpuks edumeelsete ja edukate inimeste mitmed ettevõtted, millega püüti oma hõimu saamatute laisklejate orjusest kõrvale põigelda. Kuid algul hoiti igasuguseid kogutud varusid salajas. Ürgse ebakindluse tõttu välditi kapitali kogumist väljapoole. Ka hiljem oli väga ohtlik liiga palju rikkust koguda, sest kuningas sepitses alati mingi vale süüdistuse, mille alusel rikka mehe vara konfiskeerida. Ja kui rikas inimene suri, oodati matusega seni, kuni pere oli annetanud üldsuse heaks või kuningale pärandimaksuna suure summa. Naised olid juba varastel aegadel kogukonna omand ja perekonda juhtis ema. Varastele hõimujuhtidele kuulusid kogu maa ja kõik naised. Abiellumiseks oli vaja hõimujuhi nõusolekut. Pärast kommunismi olid naised individuaalne omand ja isa võttis pikka mööda juhtimise kodus enda kätte. Nii sai alguse kodu ja polügaamia tavad asendusid järk-järgult monogaamiaga. Polügaamia on naise orjuse elemendi säilimine abielus. Monogaamia on orjuseta ideaal, ühe mehe ja ühe naise võrratust ühendusest kodu loomise, järglaste kasvatamise, vastastikuse kultuurilise arendamise ja enese täiendamise ülevas ettevõtmises. Algul oli kogu vara, kaasa arvatud tööriistad ja relvad, hõimu ühisomand. Eraomandisse kuulusid kõik asjad, mida isiklikult puudutati. Kui võõrast tassist jõi, sai see tass tema omaks. Järgmisena sai iga koht, kus verd valati, vigastatud isiku või rühma omandiks. Seega respekteeriti algselt eraomandit, sest selles pidi sisalduma teatav osa omaniku isikust. Seda tüüpi ebausul püsis kindlalt ka ausus omandi suhtes. Isiklike asjade valvamiseks polnud politseid vaja. Rühmasiseselt vargusi ei olnud, kuigi inimesed ei kõhenud omastamast teiste hõimude vara. Varalised suhted ei lõppenud surmaga. Algul isiklikud esemed põletati.
Veidi hiljem maeti koos surnuga ja veel hiljem said need elus olevate perekonna või hõimuliikmete pärandiks. Dekoratiivsed isiklikud esemed said alguse amulettidest. Edevuse ja tondi hirmu tõttu pani varane inimene igati vastu kõigile katsetele tema lemmikamulette röövida, sest seda vara peeti hädavajalikest asjadest väärtuslikumaks. Üks inimese varasid oli tema magamiskoht. Hiljem määrasid kodude asukoha hõimujuhid, kelle hoole all oli kogu rühma kinnisvara. Varsti hakkas omandit tähistama tulease ja veelgi hiljem andis kaev seda ümbritsevale maale valdusõiguse. Veeaugud ja kaevud kuulusid esimeste eraomandite hulka. Veeaukude, kaevude, puude, viljasaagi ja mee valvamiseks kasutati kõiki fetišismi kombeid. Pärast usu kadumist fetišitesse töötati eraomandi kaitseks välja seadused, ent ammu enne maaseadusi olid olemas küttimisseadused, jahipidamise õigused. Ameerika punane inimene ei ole siiani maa eraomandusest aru saanud, ta ei suutnud valge inimese seisukohta mõista. Eraomandid tähistati juba varakult perekonnamärkidega ja sellest said kunagi alguse perekonnavapid. Ka kinnisvara sai anda vaimude valve alla. Preestrid pühitsesid maatükki ning see jäi siis sellele püstitatud maagiliste tabude kaitse alla. Maaomanikele öeldi olevat preestri valdusõigus. Heebrealased austasid neid perekondade maamärke väga. Neetud olgu, kes nihutab paigast oma ligimese maamärgi. Neile kivitähistele olid kantud preestri initsiaalid. Isegi initsiaalidega tähistatud puud said eraomandiks. Varastel aegadel kuulus eraomandisse ainult viljasaak, kuid järjestikused saagid andsid valdusõiguse. Seega tekkis maa eraomandus põllumajandusest. Maa anti üksikisikule algul vaid tema eluajaks. Surma korral läks see hõimule tagasi. Esimesed maatükid, mis hõim inimesele andis, olid hauad, perekonna matmispaigad. Hilisemal ajal kuulus maa sellele, kes ta tarastas, kuid linnad jätsid osa maid alati üldkasutatavateks karjamaadeks ja ümberpiiramise ajal kasutamiseks. Need ühismaad näitavad varasema kollektiivse omandivormi püsimist. Riik määras viimaks vara üksikisikule, jättes endale maksustamisõiguse. Olles kindlustanud omandiõiguse, võisid peremehed renti koguda ja maast sai sissetuleku kapitali allikas. Lõpuks sai maa tõeliseks kaubaks. Seda tohtis müüa, loovutada, pantida ja pandikateks sisse nõuda. Eraomand suurendas vabadust ja stabiilsust, kuid ühiskond lubas maa eraomandusse alles siis, kui kogukonnal polnud selle pidamine ja haldamine õnnestunud ning pärast seda tekkisid ka orjad, päris orjad ja maata klassid. Täiustuv tehnika vabastas inimesed järk-järgult rängast orjatööst. Varaline õigus ei ole absoluutne. See on puht ühiskondlik õigus, kuid tänu varalisele eraomandile on kujunenud välja valitsus, seadus, kord, kodanikuõigused, sotsiaalsed vabadused, traditsioonid, rahu ja õnn, millest tunnevad rõõmu nüüdisaja inimesed. Praegune ühiskonnakord ei tarvitse olla tingimata õige ega jumalik või püha, kuid inimkond toimib hästi, kui teostab muudatusi aeglaselt. Teie olemasolev süsteem on tohutult parem kui ükski süsteem, mida tundsid teie esivanemad. Jälgige ühiskonnakorda muutes hoolikalt, et muudaksite seda paremaks. Ärge laske enda ahvatleda katsetama oma esiisade kõrvale heidetud mudeleid. Minge edasi, mitte tagasi. Laske arengul oma rada kulgeda. Ärge astuge sammugi tagasi. Esitanud Nebadoni Melkisedek.